Eile ilmus rongifotograafia huviliste veebilehele Baltic Trains Picture Gallery postitus, milles teatati, et eestlane Mattias Rika on Lätis spionaažikahtluse alusel vahistatud. Raudtee fotohuvilised. Meie sõber Mattias Rika istub 24. veebruari seisuga Riia vanglas kinni, paragrahv 85.1 spionaažikahtlustusega. Me kõik teame, et see on jama ja Läti jõustruktuuride paranoia ohver. Sellepärast kutsun teid kõiki ühinema ja avaldama Mattiasele toetust läbi kõikide infokanalite kaudu. Postituse autor, kes sai info poisi vanematelt, andis TV3-le mõista, et 20-ndates Rika oli läinud Lätti pildistamise retkele, kui kohalikud korrakaitsejõud ta üks hetk kinni pidasid. Küsimustele, miks noormees ronge ning rongiteid jäädvustab, oli Rika jäänud põhjendamisega hätta. Teavet jaganud isik kordab, et tegu on lätlaste ülereageerimisega. Välisministeerium saab kinnitada, et me oleme sellest juhtumist teadlikud, et Lätis toimub uurimine tema suhtes, aga üksikasju me kommenteerida ei saa. Särgleb kinnitab, et Mattias Rika esindajatega ollakse suhtluses, samuti asjasse puutuvate Läti ametkondadega. Kuigi neid detaile selles juhtumis on väga keeruline minul kommenteerida, sest uurimist viivad läbi Läti ametivõimud, siis kindlasti oleks minu soovitus reisijatele, kes teistesse riikidesse lähevad, arvesse võttes neid ärevaid olusid meie ümber ja Venemaa teemahulist sõjategevust Ukrainas, on paljudes riikides vastu võetud erinevaid seadusi, mis piiravad pildistamist, filmimist erinevatel objektidel. Minu soovitus on tutvuge nende reeglitega, enne kui te sinna riiki lähete või kaamera välja võtate, et asjatuid segeldusi vältida. Rika nime guugeldades leiab mitu talle kuuluvat Instagrami kontot, mida jälgivad kokku pea 3000 inimest ja mis on pühendatud veoautode ning rongide fotografeerimisele. Neist populaarseima lehe Trainspotting Estonia sisust nähtub, et Rika on aja jooksul lisaks Eestile või Lätile pildistamas käinud ka Poolas ja Slovakkias. Meie peamine mure ja hool on selle eest, et meie kodanike sellistel juhtudel, olgu see mis tahes riigis, et nende kinnipidamistingimused ja uurimistingimused on samad, mis selles riigis on tagatud kõigile. Tagada meie kodaniku õigused ja nende kaitse. Muuseas seisab konto päises Ukraina lipp ning tekst Elagu kangelased.